Õhtu hakul toimus siin Kaitseministeeriumis kohtumine kaitseminister Hanno Pevkuri ja äsja Kaitseinvesteeringute Keskuse juhi kandidaatiks esitatud Elmar Vaheri vahel. No tulite just kohtumiselt, mis siis teie otsus on, sobib ta ametisse? Jah, minu otsus on, et Elmar Vaherist saab Riigikaitseinvesteeringute Keskuse juht ja me leppisime kokku ka selles, et arvestades keerulisi aegu ei ole mõtet aega venitada ja ta oli nõus asuma tööle juba esmaspäevast. Siin on olnud ka sahinaid selles, et see kandidaadi otsimine venis, seda vaadati ümber sellepärast, et Elmar Vaheri kohtuasi jõuaks ikkagi lõpuni ja nii-öelda teie soosik saaks ametisse. No kõik kandidaadid olid võrdsed sellel komisjonil ja selle komisjoni ees ja komisjon tegi oma valiku, omad testid ja komisjoni ettepanek mulle täna oli kinnitada ametisse Elmar Vaher, millega ma nõustusin. Mis tema peamine väljakutse saab olema, et ütlesid, et kiiresti tuleb ametisse astuda, miks? Riigikaitseinvesteeringute Keskuse eelarve sellel aastal tänu Vabariigi Valitsuse otsusele tõsta kaitsekulud rohkem kui 5% on kasvanud üle 2 miljardi euro. See on väga suur vastutus, et maksumaksja vahendid oleksid hästi efektiivselt kasutatud.